Ma annaks nüüd sõna Ülle Jakmale, kes räägib siis, mis asi, sünteetiliste bioloogia võimalikest rakendustest Maaülikoolis. Tere ja aitäh Hannes Kollistile, kes mulle siin sellel seminaril ka selle võimaluse rääkida välja pakkus. Et kui nüüd hakata mõtlema sellele, milline on sünteetilise bioloogia definitsioon ja sellele, kas midagi sellist on Maaülikoolis olemas, mida me saaksime kohe nagu rääkida kui sellist väikest sünteetilise bioloogia liidu, siis seda praegusel ajahetkel kindlasti ei ole. Küll aga on need võimalused tegelikult tulevikku vaadates olemas ja sellest siis ma lühidalt tahaksin teile rääkida. Et Maaülikooli teadustöö põhisuunad on seotud eeskätt looduslike ressurssidega, ohutu ja tervisliku toidu tootmisega, maaühiskonnaga kui tervikuna ja selle majandusega ja biomajandusliku tootmisega. Ja kui meiesugused ülikoolid maailmas kokku saavad ja konverentse peavad, siis tavaliselt kajastatakse ka seda, mis on nende ülikoolide teadussuundades ühist ja mis on see, millega nad peaksid kõige rohkem tegelema. Ja üks sellistele University of Life Science'itele või siis meie Maaülikooli tüüpi ülikoolidele on see, et me tegelikult kogu maailmas liigume biomajanduse suunas. Ja kui me seda biomajandust püüaksime graafiliselt kujutada, siis me leiaksime seal kindlasti põllumajandusliku tootmise ja toidu farmid, me leiaksime seal ravimitööstuse, kemikaalid, energia, kütused, metsad ja kui te vaatate seda joonist, siis nad on kõik olemas, aga kõik on eraldi plokkidena ja osade plokkide vahel on teed ja sillad, aga osade vahel puuduvad need hoopiski. Nii et tegelikult on bioloogilistel ressurssidel põhineva majanduse seis praegu maailmas selline. Aga siht, kuhu poole liikuda, võiks olla selline, kus need kuristikud vahepealt on kadunud, kus on sillad, kus on teed, ehk siis kõik see, mida loodus meile annab, kõik looduslikud ressursid ja ka kõik jäägid leiavad kasutust. Ja see ongi biomajanduse üks eesmärke kasvatada väärtusahelat niimoodi, et me võimalikult ökonoomselt loodussäästvalt toodaksime kütuseid, biokütuseid, kemikaale, materjale, et me kasutaksime täielikult metsa kui ressurssi, sest nii nagu Mart Loogi juba näitas meile seda vetikat, kes peab palmiõli tootma, et vihmametsi on vähe. Samamoodi ka see tavaline mets maailmas muutub järjest suuremaks defitsiidiks. Ja analoogiliselt siis seesama põhimõte on ka toidu tootmise kohta ja jäätmekäitlus. Jäätmed, mida inimkond toodab tohututes kogustes, jäätmed tekivad tööstusliku tootmise käigus ja kõik see tegelikult ju võiks potentsiaalselt olla ressurss. Ja kui me nüüd vaatame sellise maailma suundumuste taustal, siis praegu Maaülikoolis olevad uurimisvaldkonnad on üsna tihedalt nende samade asjadega seotud ja need on siis nimelt piimal, lihal, aiasaadustel kui toormel põhinevad tehnoloogiad, eeskätt toidutehnoloogiad. Seal all on praegu tähtsal kohal funktsionaalse toiduga seotud uuringud, kõikvõimalikud bioaktiivsed ained meie saadustes, siis mahetoidu spetsiifika, loomabiotehnoloogiad, näiteks ainuüksi loomade söötmistehnoloogia on tänapäeval muutunud väga keeruliseks ja väga palju kasutatakse seal fermentatsiooni ja jällegi üks selline valdkond, kuhu on võimalik bakterid ja organismid sisse tuua, sigimise tehnoloogiad, haiguste diagnostika
ja need on need valdkonnad, millel Maaülikoolil väga palju uurimistööd käib ka koostöös piimatakiga ja reprotakiga ehk siis praeguse tervisetehnoloogia takiga. Ja sinna juurde võtame veel mullaviljakuse küsimused, jäätme ja kompostitehnoloogiad, nii biogaas ja biokütused. Nii et tegelikult me katame oma ülikoolis päris hästi kogu selle biomajanduse spektri muidugi väiksemas mastaabis ära. Ja eriti olulisel kohal ka Eesti vajadusi silmas pidades on taastuvenergia valdkond. Meil on taastuvenergia keskus, biogaasilabor ja biokütuste labor ja seal toimuvad siis katsed erineva päritoluga biomassiga ja samuti siis uuritakse ka siis seda biomassi kasvatamise küsimusi. Nüüd see küsimus on Maaülikoolis suhteliselt noor, just nimelt see biogaasi uurimine, sellega on ainult mõned aastad tegeldud ja tegelikult meil on hästi hea meel, et meil toimib siin ülikoolide vaheline koostöö Tehnikaülikooliga ja me jagame selles suhtes inimesi, kes on selles osas initsiaatorid. Peep Pitk on meil täna siin ja ma loodan, et Erki annab talle diskussiooni ajal ka sõna, et ta natuke selle valdkonna tähtsusest räägiks. Nii ja see on nüüd üks hästi kirju joonis, aga see annab põhimõtteliselt väikese sellise ajajoone, mis näitab, kuidas sellised traditsioonilised põllumajandustootmised võivad areneda välja biotehnoloogiliste lahendusteni. Tegu on siis nimelt Kolli aiandusuuringute keskusega, kus mitukümmend aastat on tehtud puuviljasortide aretust. Ilmselt on teil kõigil koduaedades või maal vanaema juures need sordid olemas. Edasi siis juba tootetehnoloogia arendused. Nüüd on päevakorras bioaktiivsed ained ja kõigile nendele toodetele lisaväärtuse andmised. Ja sealt edasi siis järgmine etapp võiksid olla juba teatud sellised mõjutused nende kultuuride tootmisel, mida on võimalik saavutada sünteetilise biotehnoloogia abil. Ja millega me veel oleme tegelenud transgeense tehnoloogiaga. Meil oli siin aasta tagasi oli ka meedias juttu transgeensest vasikast, kes tookord suri, aga selle tehnoloogiaga me oleme tegelenud edasi ja praegu on üks uus vasikas kasvamas. Nii et see on see, millega me oleme tegelenud. Ja tegelikult kui me nüüd tulevikku vaatame ja mõtleme, et kuhu see sünteetiline bioloogia võiks mahtuda, siis nendest valdkondadest, mis meil on kaks olulist ressurssi, mets ja maa, mis on ka tervele Eestile olulised ja mida me võiksime ära kasutada kõige parimal viisil, mida me vähegi oskame. Ja mõlemaga on seotud ka jäätmed kõige laiemas mõttes, sest nii põllumajandustootmises kui ka metsatootmises tekib neid ja lisaks sinna veel olmejäätmed, siis tegelikult see jäätmed on samuti kasvanud ressursiks. Ja üks selline joonis, mis on peenes kirjas, aga võtab kokku selle, mida kõik nendest asjadest teha saaks ja tulevikus siis ilmselt üks osa just nimelt nende kemikaalide tootmisest, võib-olla ka mullaviljakuse parandamisest, uutest võimalikest loomade ainevahetuste mõjutamistest saaks olla seotud sünteetilise bioloogiaga. Ja vastuse Erki küsimusele. Nii et mida me Eestis peame tegema, et sünteetilist bioloogiat arendada? Meil on vaja teadlikkust kindlasti kõige laiemas mõttes, et millega on tegemist. Seda, et me oskaks ja ettevõtted oskaks üldse sellele mõelda ja sinna suunas midagi kavandada. Ja meil on vaja teadmisi, nii et selles suhtes ma kirjutasin üles sama märksõna, mis oli Matloogil, meie õppekavad. Et me peaksime selles suhtes vaatama, et kas meil on ettevalmistus selles osas piisav
ja üks asi, millele ma ka mõtlesin, et kui me räägime näiteks geenitehnoloogiast, et see on ikkagi olnud meil orienteeritud väga palju meditsiinile ja biomeditsiinile, et ma ei ole päris kindel, et kas need võimalused, mis tekivad keskkonnas, põllumajanduses ja siis tööstuslikus biotehnoloogias, sünteetilisele bioloogiale, et kas need ikka nendes õppekavades piisavalt kajastuvad. Siis infrastruktuur, ühtpidi on meil kindlasti ülikoolides praegusel hetkel küll hästi korralikult aparatuuri, aga küsimärk on selles, et kas meil on piisavalt seda sünteetilise bioloogia arenduste jaoks. Ja ma arvan, et kui me tahame sünteetilist bioloogiat arendada, siis meil on Eesti-siseselt vaja hästi palju koostööd teha. Et korjata kokku need kompetentsed inimesed, kes meil selles valdkonnas võiksid midagi teha ja ilmselt see oleks üks sellise kiire stardi võti. Nii et see on minu poolt kõik. Aitäh! Üks ülilõike küsimus juurde. Üks küsimus. Jah. Aitäh, aga ma panen tähele, et need asjad, millest sina praegu rääkisid, eeldavad kõik selle sünteetilise organismi keskkonda laskmist. Et on vist ikka väga suur vahe, kas me teeme seda kuskil tohutu kaitstud keskkonnas, toodame ravimit või siis räägime tõepoolest, eks ole, mulla ja nendest protsessidest, mis eeldavadki keskkonda laskmist. Et kas seda teemat on keegi arutanud? No see on nüüd jah omaette teema, et ma isegi ei oska praegu seda siin konkreetselt lahti arutama hakata, see seostub juba GMO-dega üldisemalt. Nii et pigem me eeskätt mõtleme ikka sellest, et me tegeleme nendega kontrollitud keskkonnas. Kuskil tööstustes, fabrikutes, kus nad on meil kontrolli all. Okei, ma arvan, et me peame seda ka diskussiooni käigus korra puudutama ja enne kui ma Anne selle sõna annan, et kuna paljud olid täna hommikul poolikul ka Riigikogus, siis tegelikult, mis ei ole tingimata seotud sünteetilise bioloogiaga, ma ei suuda jätta, ma ei tea, kas me kunagi lastakse Arengufondis veel rääkida, et Ülle eelviimase slaidi peal oli sõna fosforikriis või tegelikult eks ole see, et kui me räägime hetkel kaevandatavast toormest, mis võimaldab toota fosforväetisi, siis aastaks 2040 on see toore otsas. Kas me siis nüüd leiame uued näiteks sünteetilise bioloogia lahendused selle jaoks, et taimed fosforit omandaksid või siis meil on siin Eestimaal üks võimalus, kuidas oma lapsed ja lapselapsed ilmselt suhteliselt rikkaks teha. Et tegelikult on see üks asi, mida me peame hakkama arutama riiklikul tasemel, igas asendis ja igas pool. Sellel on geoloogiline lahendus, sellel on bioloogiline lahendus, kõige parem, kui nad koos käiksid, aga see on ühe teise koosoleku teema.